Tere tulemast kuulama podcasti Peavõit. Mina olen Janar Soo ja täna on meil saates meest, kelle nime ühelegi spordisõbrale tutvustama ei pea. Külas on läbi aegade parim Eesti korvpallur, mees, kes kuni eelmise aastani oli ainus eestlane, kes NBA väljakul käinud on. Omal ajal ja omal positsioonil oli kuulus mees ikkagi absoluutsesse Euroopa tippu ja tema rännak korvpallimaailmas oli kahtlemata särav, aga kohati oli seal ka mõningaid vintsutusi, vigastused, ootamatud pöörded, isiklikud väljakutsed ja elu pärast sporti. Nendel teemadel hakkamegi täna arutama ei kellegi muu kui Martin Müürsepaga. Tere Martin ja kõigepealt tänud saatesse tulemast. Tervist, vägev sissejuhatus. Väga tore. Eks sinuga on nii palju rääkida ja ma ei teagi, kus me alustame. Proovime ikka kõige algusest, et see, et kuidas sa korvpalli juurde jõudsid, see oli ju, sa oled ise ka öelnud, see oli niisugune suht juhuslik värk, läksid hoopis jalkat taguma, sõbrad tulid vastu ja hüppasid Andrese trenni, et ma tahtsin seda küsida, et miks sa sinna teist korda läksid, kui ühe korra ära käisid? Kas asi oli kohe Andreses? Andres on ju teada tuntud väga hea selline motivaator ja usun, et lastele ka väga tore treener. Oli see asi kambavaimus või tuli seal esimeses trennis juba midagi nii hästi välja, et pidi kohe uuesti proovima? No nii detailselt ma võib-olla ei mäleta, aga ütleme, et nii ta oli, et tavaliselt ma mängisin jalgpalli hästi palju ja olin parasjagu teel vutti mängima. Tänava vutti, ütleme siis. Meil oli seal venelastega vastasseis, kus me mängisime siis jalkat, aga mul 2 klassikaaslast tulid parasjagu vastu ja ütlesid, et nad lähevad nüüd trenni tegema, et tulgu ma kaasa. Ja Kino Kaja juures oli siis Andresel oli seal paar, ma ei tea, üks 50 kutti olid seal reas kõik ja ma mäletan, et mingisuguseid harjutusi või jooksmisi me seal tegime. Ega ma täpselt ei teadnudki, kas ma läksin korvpallitrenni või muu. Eks mingid nagu pallimängud olid. Ja ütleme, et võib-olla paar korda käisin ja siis Andres tegi mingisuguse seal sõelumise, vaatas seal. Minu 2 sõpra ei saanud satsi ja mina pidin hakkama käima. Aga Andres on hea selline noortega väga, väga hea suhtlus ja oskas mind nagu seal enda juurde jätta, et ega ma ei tea, mind tõmbas rohkem jalgpall. Kui aus olla. Aga ma olin 9 aastane ja paras siukene spordifanatt, aga ma ei teadnud, kas ma mängin, mis mängu üldse ma mängima hakkama, sest et enamus trennid minu meelest seal oligi jalgpall, siis mis selle mängu nimi on? Rahvaste palli kõvasti. Muid hüppeid ja kätekõverdusi eks seda juurde, aga... aga ütleme, see 80-ndad põhimõtteliselt ju see aeg oli, et väga lihtne keskkond justkui ümber ei olnud. Et, ma ei tea, kui suurt rolli ikkagi selline inimene nagu Andres selles mängis, et sina ja võib-olla ka mõned teised noored selles korvpallitrenni ikkagi tee leidsid. Kindlasti kõik tegid oma asju korvpalli väliselt ka, aga lõppude lõpuks miski ju peab sinna trenni tagasi kutsuma. Et kas see on, ma ei tea, armastus mängu vastu või pigem see on ikkagi nagu, mis täna mulle tundub on puudu noortel, miks nad laiali valguvad, võib-olla ei olegi sellised nii karismaatilisi tegelasi, kes hoiaks neid noori kuidagi või näeks seda tulevikuni? Võib-olla jah, sul on õigus, et äkki võib-olla siis kuidagi see persoon, et ta suutis need trennid võib-olla huvitavaks teha. Aga nagu ma ütlesin, ma ju ei teadnud Andrest ka, ma ei teadnud, et ta oli mänginud vanasti korvpalli, eks ta pidi ise meile seda pidevalt korrutama, et ta on hirmsa käega vend, pani Kalevis kotti. Samm-sammult oskas ta meile selle pisiku anda. Ma arvan, et lastega ongi nii, et treeneri ülesanne on süstida seda spordipisikut poistele sisse või tüdrukutele, eks, et nad hakkaksid käima, huvi tundma rohkem selle mängu vastu. Ja ma arvan, et Andres sai hästi hakkama, et ma ei usu nagu sellesse, et tänapäeval või nii, et lapsed muud huvid ja kõik nii, aga ma arvan, siin on hästi suur osa treeneritel ka. Jah, ma olen põhimõtteliselt nõus sellega. Aga
sa kuskil intervjuus oled öelnud sellise lause, et sa ei olnud see poiss, kes pingi otsas vaikselt istuks. See muidugi oli su karjääris hilisemalt öeldud, aga see oli juba väiksena niimoodi, et trennis möllasid, elasid ennast välja ja siis ka ei tahtnud istuda või noorena olid kuidagi vähe vaguram? Ma mäletan, et ega me kohe kuskil võistlema ei hakanud, et selle mänguga oli vaja küll tutvust teha 2-3 aastat ja pigem mingi aeg ma mäletan seda, et ma mõtlesin, et millal meil huvitav võistlused hakkavad või nii, et me nüüd oleme nagu trenni teinud kõvasti, aga vaikselt hakkasid tulema seal mingid võistlused ja oli sügav nõukogude aeg, et Andres siis hakkas mind juba aasta vanematega kaasa vedama, saime mingid Leningradi reisile kaasa, mitu korda sai Venemaal käidud, Moskvas, Leningradis, Stavropolis, need olid meie ainsad välissõidud. et võib-olla, rongiga loomulikult, et võib-olla siis ma hakkasin nagu välja kujunema, et ma hakkan mängijaks saama, aga eks mul oli väga pikad käed ja see mängu omandasin üsna kiiresti, et ma tegelikult olin päris hea käega ja palju sain palli põrgatada, et ma mängisin seda playmakerit. Et jõuses siis mulle meeldis ja ma olin üldiselt võistkonna liider, et kui hakkab hästi minema, siis võib-olla kuidagi hakkas see mäng rohkem meeldima, aga mulle meeldisid kõik spordialad, et ma vahtisin kõike, mis telekast sel ajal tuli. Jalgpalli. Aga kas sel ajal juba, või mis sa siis võisid olla, äkki natukene 10, 12, 13 midagi, kas siis juba nagu kujutasid ennast ette, et tulevikus saabki sinust korvpallur või millal need mõtted üldse pähe hakkasid tulema? Seda toonitas ikka Andres Sõber, et näed, siin on maailmameister ja teie olete kõik, poisid, tegelikult meie kahes sellest grupis 73-74, kõrgel tasemel, ütleme, mängisin mina ainukesena, aga sinna oli veel Gert Hendrikson, Rain Küttis, siin võib-olla mõni veel, kes siis Eesti tasemel veel mängisid. Aga minu jaoks jah, ta pigem, ta usaldas väga ja toonitas, kuidas meist kõigist saavad maailmameistrid ja mina uskusin. Uskusid kohe või ajapikku nagu jäid uskuma pigem? Mul sai selgeks küll, et korvpall on minu nagu ainus selline viis hakata nagu elatist teenima ja ma ei ütle kindlasti, et see oli võib-olla 12-13, aga ütleme 15 aastalt või kui ma juba olin liidu koondises, siis ma teadsin kindlasti, et see saab olema minu põhisissetulek, saab olema korvpall. Siin liidu koondist juba nimetasid, et ma kujutan ette, et ega see ei ole nagu olelusvõitluse mõttes väga lihtne koht, kus olla. Kas sul kunagi oli nagu nendes laagrites või kuskil siuke mõte, et mis asja ma siin teen, et siuke, pehmelt öeldes nagu tampimine ja kogu aeg käib, rivi on uksed, aga nagu mingi konveieri pealt, kui keegi ei taha, ei saa, tuleb uus mees. Et kuidas see nagu sulle mõjus, kas see oli nagu kannustav või vahel ikkagi tuli tuska peale? Praegu, kui sa nii küsid, siis võib-olla oli mõni moment, kus ma nagu võib-olla kahtlesin, aga suures plaanis ega see on konkurents ja tegelikult see on suur privileeg ja austus ja auasi, ütleme siis nagu ikka pääseda liidu koondisesse, see annab sellise ja kui seal veel läbi ka lööd, siis see annab sulle tegelikult suure enesekindluse, et palju lihtsam oli minna pärast välismaale. Aga võitlus koha pärast oli ränk, et selles mõttes ukse taga on järjekord, ma nägin ju ise seda, kuidas 16 laagrit, iga laager oli 30 päeva, trenni tegime 8 tundi päevas, 3 trenni päevas. Iga päev oli 5 kilti jooksu ja siis tund aega viskeid, siis oli lõunane trenn 2,5 tundi, õhtune trenn 2,5 tundi. Ja seal, kui mingid krambid või mingid vigastused tulid, rongiga tuli aga uusi mehi peale. Mina, seal vist, ma olen ise kokku arvestanud, et mina, Zahar Bašutin ja Ruslan Boydakov, sellised vennad siis
venelane ja valgevenelane, meie olime 3 kõigis laagrites. Et eks need iga laager ka seal natuke mõned vahetusid, aga meie olime kohal. Korralik saavutus küll jah, et ma just mõtlen selle nagu motivatsiooni koha pealt, aga kui tulemused tulevad, ega inimestele ju meeldib teha asju, mis neil hästi välja tulevad, ma arvan, et see on kõige olulisem. No jah, eks võib-olla sa pead olema, või tippsportlased üldse tegelikult on natuke tugevama sellise mentaalse poolega ja kuigi on nüüd ju igasuguseid asju võib juhtuda, aga mul õnnestus või kuidagi oma nendest rasketest momentidest üle olla, Aga sa kunagi... Vanakooli mees. Okei, vanakooli mees, siis võib-olla see küsimus ongi mõttetu, aga sa kunagi nagu tegid teadlikult midagi, et oma mentaalset poolt tugevdada või see on puhtalt see 80-ndate nagu kasvatus venelastega vuti tagumine ja midagi sellist? Ma ei ole ise nagu seda teinud, aga see elu on olnud kogu aeg pidev võitlus, et kui sa selles sees oled, siis sul võib-olla ei ole aega seal kuskil murduda. Et teadlikult ei tee neid asju. Okei, aga seal ütleme, olid juba liidu koondises, mängisid hästi ja juba mõtlesid korvpallust, aga viskas ikka vähe vimkasid ka vahele ja lõpuks Andres su sinna Rootsi saatis põhimõtteliselt või sinna sa igatahes sattusid, et missugune noormees sinna Rootsi siis läks ja missuguseks noormeheks Martin Müürsepp seal Rootsis sai? Andres tegelikult üritas mind saada sinna kuskil Lappeenrantasse või kus ta parasjagu oli, et mul oli seal peaaegu olid isegi asjad joonde aetud, et ma pidin seal Coca-Cooli minema ja mingid asjad olid järjestatud, aga kuidagi mingil moel, mingil põhjusel ma seal ei maandunud, et Rootsi läksin ma tegelikult õele külla, õde, ütleme siis robustselt hüppas üle kunagi. Et läksin õele külla 2 nädalaks ja siis sealt Riho Brahmanise isa aitas mul leida klubis, tema elas ka Rootsis. Aitas mul seal sükses alvikus siis nagu trenni saada ja ma mäletan esimene päev. Läksin sinna trenni, vahetasin seal samas trenni selle paganama saali nurgas. Panin lühikest püksid jalga ja treeniriided selga ja siis hüppasin kohe platsile, et mingi üks Ameerika treener oli Ivan Duncan seal ja talle ma siis nagu silma jäin. Et neil oli just tulemas suveliiga pidi hakkama ja ma võtsin siis sellest osa ja siis seal mul läks püss lahti. Aga kui suur kontrast see võib-olla see Rootsi korvpall selle senise kogetuga oli ikkagi Nõukogude Liidu koondis ja Rootsi liiga ilmselt väike vahe ikka on? Rootsi liiga või see Nõukogude Liidu koondis oli ju noortega, noortevärk, 15-16 aastat vana, eks pärast siis tuli see 91 lagunemine, eks. Natuke olin nagu ripakil, sest et ega siin midagi head ei olnud, eks. Kuskil, kus mängida, siis ma jõudsin veel Andrises vaata mängida. Aga vahe, kõigepealt, kui ma läksin Rootsi, mul oli üldse nagu eesmärk seal teises liigas, Rootsi mingi alamas liigas mängida, aga nad ei leidnud mulle 2000 krooni ja siis ma võtsin ette selle Alviku juurde mineku ja Alvik oli ikka täis meeste sats ja aga kohanemine on tähtis, et eks hea mängija peabki kohanema igas olukorras, vahet ei ole. Seal mingeid raskeid hetki polnud või? Ma mõtlen jälle, ega see karastus, mis sul enne seda oli, ega ikkagi heaolu ühiskonda minek, et seal pea valutad saada ikkagi rohtu või kui krambid on, võid kõrvale astuda, et... Ei, mul tervis pidas igal pool vastu, et ainuke asi, jah, et ei mingit probleemi ei olnud. Mulle väga meeldis
ma võtsin seda kui esimese sammuna professionaalse korvpalli poole. See on hea ühiskond muidugi, et mul oli hea meel, et ma sain nagu teha sammu edasi ja olin tagasi korvpalli juures, et mingi moment ennem seda just mul oli seal Tallinnas väike selline peataolek, kui see liit lagunes. Jah, eks seda peataolekut vist tuli päris paljudel tol ajal ette, aga kui selle Rootsile ajale tagasi vaadis, siis kui suurt rolli see üldse võib-olla sinu edasises karjääris mängis, et kas oleks olnud, nagu need oleksid ja poleksid, kokkuvõttes ei maksa, aga ma ei tea, kui kaugel see hetk võib-olla oli, et kui see oleks siia Tallinnasse jäänud, kas sinust oleks üldse nagu selline korvpallur tulnud, kes keda me täna teame, et sinust tuli, või see oleks isegi ilma Rootsita juhtunud? Ei, ma arvan, et mingi lahendus oleks ikka tulnud, ega ma ikkagi olin juba ju mängija, lihtsalt oli vaja leida koht, et ei olnud veel agente ja selliseid asju olemas oleks, mul olnud agent, seal on mingid reeglid ka veel, ega see on päris noortele need agente sel ajal ei tohtinudki olla mingid reeglid, aga agente ei olnud ka nii palju, nagu praegu neid on, et mul polnud eriti võimalust ennast muidugi näidata ennem Rootsit, et ei tea, aga mult on, jah, ma olen kuulnud, seda on nagu räägitud, et ei tea, kas oleks üldse tulnud, kui sa poleks saanud minema Eestist või midagi sellist. Enda peas ma olin mängija, et mul ei olnud ka mitte mingit muud alternatiivi, plaan B-d mul ei olnud, et lihtsalt varem või hiljem oli vaja leida koht ja üks oli siis see Rootsi. Aga just see, mida me silmas pean, on just see, võib-olla see keskkonnavahetus ja see, et sul ikkagi siin oli ju mugav sõbrad ja võib-olla osad inimesed, kes ei ole nii väga sõbrad, aga ikkagi on lähedal ja kellega koos saab nagu rumalusi teha, aga seal seda probleemi justkui ju tegelikult ei olnud. Mul on eluaeg meeldinud välismaal rohkem mängida kui Eestis. Et ei, loomulikult sõbrad ja mitte nii väga sõbrad, jah, neid oli palju erinevaid, eks, eriti palju veel käisin läbi nende, kes nii väga sõbrad ei olnud. Et, aga noor jah, et kõik on uus, huvitav ja lollusi teed palju ja sel ajal veel eriti. Et kui ma jõudsin ikkagi Rootsi, see andis mulle nagu võimaluse olla nagu palju professionaalsem, et sellised segavad faktorid puudusid. Et aga kui palju sa arvad, näiteks täna, ma ei tea, kas sa oled selle peale mõelnud, ma lihtsalt praegu su vastust kuulates hakkasin mõtlema, et kui palju täna võib-olla, kuna see noorte sport aina nagu kukub kokku meil ja neid talente tuleb vähem ja kui palju just see fakt võib rolli mängida, et meil tegelikult on Eesti ju ka korralik heaolu ühiskond täna, siin on kõigil on head sõbrad, kellel on need mitte nii head sõbrad, vaat ei ole, aga pulli saab nagu kõvasti, isegi kui sa oled mitte veel mingil tasemel mängija, siis tead oma külas, sa võid ikkagi juba staar olla, ja siis jääbki võib-olla see väga oluline samm astumata, just nagu sa ise ütlesid, et sa said olla nagu professionaalsem, põhimõtteliselt profiks hakata siis ja tegeledagi korvpalliga. Kui palju nagu see täna sinu meelest segab meie noori talente? Ma ei ole väga noorte korvpalliga kursis, võiksin olla loomulikult rohkem, aga ma selles mõttes väga ei nõustu, et noori ei tule peale, vaata, kus kõik tänapäeval on juba maanduvad välismaal, kõik kes Itaalias, kes Saksamaal, kes Hispaaniasse. Ma ei ütle, et kõik teevad lõppõigeid valikuid, et igal pool on parem kui siin. Ka siin on okei. Aga ühiskonna sükest muutust mõnel on teinekord vaja, et jälle uuesti rea peale saada. Välismaa on selleks nagu väga hea variant, kus sa saad tõesti keskenduda, kus siis need kõrvalisi neid hädasid ei ole, kus ainult sööd, magad ja treenid. Kui sa oled veel heas organisatsioonis, siis peaks olema edu garanteeritud, ma arvan. No sellega ma olen põhimõtteliselt nõus, et vähemalt korvpallis on seis praegu küll nagu ilus. Tuleb täitsa supertalente peale, Vaaksist siin enne saadet natuke juba rääkisime,
on ka väga palju, nagu sa nimetasid, need, kes lähevad noored välismaal, aga nagu ülikoolidesse Veesaar, Kriisa, kes, siin on ikka küll ja küll neid nimesid tegelikult. Aga ma mõtlen, et üleüldiselt, me räägime siis üldse liikumisest, et noored ei taha üldsegi liikuda enam on ja kui võtta nii-öelda see kogu Eesti profispordi maht, siis minule vähemalt tundub, ma nüüd statistikat ei tea, aga mulle tundub, et nagu selliseid päris proffe jääb ikkagi vähemaks. Ma ei tea, võttagi suusatamise tase on nagu drastiliselt langenud pärast siin mingeid skandaale. Ma ei tea, kergejõustiklasi võib-olla nii palju pole, meie olümpiadelegatsioonid aina kahanevad, et võrkpall siin elas ka väga häid aegu, minu meelest mingi 10-15 aastat tagasi, täna juba nagu natuke hakkab vajuma, nad on ikkagi okeil tasemel, aga jalgpall pole veel eriti kuhugi, vähemalt nagu koondisena jõudnud, on sealgi üksikuid talente, aga mulle nagu endale vähemalt tundub, et eks see mugavus, eriti täna, kus meil on kõik see, me saame näha, kui mugav meil on, võtad telefoni kätte, võtad, keegi saab seal niimoodi teha, ma lähen teen ka, et savise trenni, 8 tundi päevast trenni. Ma ei kujuta ette, et praegu mingi 15-aastane viitsiks sellega tegeleda. Jaa, sel ajal, see oli liidukoondises, aga ütleme, ma ka kooli ajal Andres Sõbra juures, Andres Sõber kutsus kõik need oma poisid oma sinna kooli, kus ta oli kehalise kasvatuse õpetaja, me saime ennem kooli, saime ka veel tegelikult trenni teha, et me tegime ikka 2 korda päevas. See on eraldi teema, millele ma ei oska väga nagu vastata, et kuidas saada nagu rohkem trenni teha. Paljud teevad 2-3 korda nädalas ja sellest on ilmselgelt liiga vähe. See on liikumine, see ei ole nagu sport. Vanasti oli kõik tasuta selles mõttes, nüüd peavad vanemad käima päris korraliku kopika võib-olla välja, ma jälle ei tea detaile. Võimalused olid isegi võib-olla näed, muru oli rohelisem. Ikka jõuame sinna välja. Ja siht oli ka ees, nagu kindel siht tõesti, neid segavaid faktoreid oli niivõrd palju vähem. Kuule, aga siin keskkonnavahetustes siis Rootsis, kaua sa üldse seal Rootsis kokku olid? Aasta. Ja sealt otse Iisraeli? Jaa, mul olid erinevad võimalused, et ülikoolid hakkasid saatma mulle neid, ütleme, fakse siis, meil vist polnud. Kirju ma sealt sain erinevatest ülikoolidest. Aga täna vist kaaluks ülikooli asja natuke tõsisemalt juba? Täna jälle, ma ei ole väga kursis, aga ma olen kuulnud, et seal on ikka väga suured rahad mängus. Top vend, kes nüüd draftis läheb vist 4,8 miljonit sai see aasta ülikooli aastas. See on uskumatud rahad, aga ma usun, et see on seda väärt, et need ülikoolid ikkagi teenivad, see on metsik mass, kes jälgib ülikooli korvpallis. Ma isegi olen kuulnud nagu usaldusväärsetest allikatest, et ülikooli korvpall on suurem kui NBA. Vaadatavuselt, ma arvan, March Madness lööb kõik asjad üle küll. Et need muudku toodavad peale, iga aasta sul tekib kogu aeg rohkem fänne, kes on selle kooli jälle lõpetanud ja need jäävad eluks ajaks selle oma kooli fänniks. Aga mis sa sellest arvad, et nüüd kuna see ülikoolis nüüd hakati, eks ole, raha maksma, siis Euroopa kardab ja tegelikult minu meelest natuke õigustatult, et need nii-öelda kõige paremad talendid ikkagi USA napsab nii-öelda ära, maksab neile julma raha seal ülikoolis ja võib-olla need vennad ei viitsigi, kui NBA-sse ei saa, siis ei viitsigi siin Euroopas mingi karjuva treeneri juures nagu 5 tonni eest midagi teha. Mis ma sellest mõtlen? Võib-olla on selle õigus, et eks igal ühel on oma teekond ja omad valikud ja ei saa nagu kedagi millegi pärast hukka mõista. Ei, mitte seda, aga ma lihtsalt... mängud siis olgu kohal ja... Selles mõttes on õige, aga me lihtsalt me näeme ju võib-olla isegi Eesti liiga legionäride tasemest, et me need legionärid, kes siia jõuavad natuke, ütleme kas või siis, kui me Kalevis sa olid treener ja ma mängisin, siis meil olid ikkagi nagu tasemel mehed võrreldes kas või tänase Kalev Cramoga, vahe on väga suur ja Cramol võib-olla rahaliselt natuke keerulisem, aga ega need
top-mängijad, eriti kui mingid nooremad, siis see ülikool maksab neile lihtsalt nii palju, et mis nad siin möllavad halval. No jah, aga seda nad saavad kuni 24 aasta vanuseni. Me ei saa, seal on mingid erandid, see aasta vist 26 pluss. Covidi pärast nüüd siis on seal mingid ekstra aasta saad juurde või nii, aga... Kriisa päev järgmine aasta 6. aastat. No see on jah, see on ju siis see raha näed... Hästi majandatud. Ju siis Euroopa nii palju ei paku või võt ei olegi nii palju kursis. Olen lugenud küll jah neid artikleid, aga... Aga tuleme siis tagasi sinna Iisraeli mineku juurde, et ühesõnaga pakkumis oli küll. Aga miks just Iisrael? Lapsepõlve unistus oli Maccabi Tel Aviv ja ma kunagi nägin kuskilt Soome pealt, kui Maccabi mängis mingit Euroliiga finaali Milano Traceriga, et Milano Traceris mängis Bob McAdoo, kes siis oli abitreener ka Miami Heatis, et kuidagi et ma teinekord sattusin ikka nendele asjadele peale ja kuidagi tundus mulle väga selline eksootiline ja huvitav koht. No eksootiline ja huvitav ta kahtlemata on, kultuur ju ka hoopis teine. Kuidas sul selle teise kultuuriruumi sisse sulandumisega olnud on? Et... Hästi huvitav. Inimesed, kultuur, keeled, et alati olen üritanud õppida neid keeli, kus ma olen mänginud. Palju keeli räägid? No ma tulen toime enam-vähem 6 keelega vist. No see on päris kõva saavutus või? Heebrea keel on siis ka nende seal? Ani mevin ktsat. Ani rotse eta humus plipitrozilia impitriotim. Okei, kõlas küll nagu heebrea keel, ma täpselt hummust oli üks sõna, mida ma tundsin, ma ei tea, kas sa seda sama tähendab? Restoranis küsid hummust ilma selle petersellita ja seentega. Okei, no väga, väga hea, panen või kõrva taha. Aga ühesõnaga siis sinna ja seal läks kohe sujuvalt ja ketsid jalga ja paugutama? Seal ei läinud nii ladusalt. Et, no ma olin ju noor veel, eks, ja ütleme, et just äsja oli lõppenud see Eesti koondisega EM-ile pääs. Mängisime Poolas ju Petrovitši vastu tema viimast mänguna. Petrovitš virutas 47 silma meile. Aga mõlemad Horvaatia ja Eesti pääsesid EM-ile. Aga sealt vist otse Poolast ma juba lendasin Iisraeli ja et eks seal siis agendid tegid oma tööd ja mul tekkis võimalus. Aga lubati nagu rohkemat, aga sain natuke vähem selles mõttes, et esialgu mind suunati Maccabi Daromi, mis siis on nagu Tel Avivi Maccabi teine sats, mis mängis esiliigas. Ja põrutasin seal 1 aasta ja aga tekivad ikka hädad seal, et ei saanud, oli vaja nagu kodakondsus. Siis mul tekkis see, et räägime sellest, et kuidas siis nagu käituda selles momendil, kui tekivad mingisugune outside pressure tekib, et öeldakse, et näed, üks leping on siin selline, teine leping on selline, et kui oled kodakonlane, saad nii palju. No ma eeldan, et see vahe on seal ikkagi kordades, mitte nagu... 2-3 kordne ikka, et ja pluss siis veel ei garanteerita mänguajaga ka, kuna sa oled, Maccabis on palju välismaalasi, aga mina kui noor poiss, eks, ega ma nende, seal on ex-NBA mängijad ja kõik, kes on nagu vanasti oli veel raskem, sest et olid see Bosman A ja Bosman B ja meie sinna kuskil ei kuulunudki vist, et... Okei. No aga nii, siis pannakse selline leping lauda, ma ei tea, anti mingit mõtlemisaega ka või istusid ja öeldi, et nüüd otsust ära? No ma teine aasta, ega need niimoodi päeva pealt need diilid niikuinii ei oleks toiminud, aga teine aasta mind nagu siis laenati välja Hapoel Haifasse ja kõrgliiga viimane sats, et mängi seal. See tähendab siis, et sa nagu ei olnud selle kodakondsusega ikkagi nagu päri? No ma ei olnud veel vastust andnud, aga olime teel sinnapoole nagu. Esialgu, kuna mul ei olnud need paberid niimoodi korras veel, Maccabi siis laenutas mu välja, mängisin siis välismaalasena. Tol ajal oli 2 välismaalast. Ja siis ma esimesed
mängud seal tegin ära aga võistkonnal hästi ei läinud. Rahadega tekkisid seal probleemid ja siis ma kokkuvõttes kas mind siis lasti lahti või tulin seal ise, tekkisid seal üldse nagu ei olnud see hea koht mul mängimiseks, et tulin tagasi Maccabi juurde ja tegin aasta aega Maccabiga trenni, ainult trenni. No see on, ma olen ise ka aastaid korvpalli kõrvalt vaadanud ja oma peast eesinud, et mängin ja ma olin siis katkine, aga niimoodi tervena, täisjõus noor vend, kes ise tõenäoliselt teab või tunneb, et ta on ikkagi väga-väga hea vend ja kuulub siia. Kuidas nagu sellega, kuidas sa ikkagi suutsid siis trennides, kas sa üldse nagu andsid seal veri ninast välja või võtsid ka niimoodi, et et ei taha, siis ma ka ei taha? Sa mõtled siis Maccabis või? Jah, see, kui sa aasta aega trenni. Eks see makstakse kinni ju sulle, aga paljud asjad tänapäeval makstakse kinni, kui vaja nühitseda pinki ka, aga jah, mängida kindlasti muidugi tahtsin ja eks ma hakkasin natuke kahtlema üldse oma, mis siis saab. Ega mingit selget pilti ei olnud ees, aga lootsin, et võib-olla mingi moment ikka kuskile saan nii heaks, et saan ka välismaalasena mängida. Kannatasid siis ära või tuli enne juba see NBA jutt sinna vahele? See oligi vist kuskil, millal see oli? 90-ndate 93, 4 või 94 äkki või? 94-5 aasta, kui ma siis selle Maccabiga trenne vist tegin. Korra vist käisid veel Kalevis ka, ma siit praegu Wikipedia. 95-96 olin Kalevis. Et sealt siis, oligi jah, selle aasta tegime ära ja sai seal abiellutud. Et siis ikkagi samm kodakondsuse poole näitasid nagu omalt poolt, et on mõelda või? Ja aga ikkagi see ei läinud läbi, see abielu seal, et seal migratsiooniametid asjad, kas pidi saama neid intervjuusid ja meil ei klappinud need jutud. Natuke halvasti ette valmistatud see liit. See on päris huvitav värk siis, et lõpuks abiellusid ja ega see vist väga palju rõõmu nagu see abielu ei toonud. See ei olnud hästi ja siis ma mõtlesin, mida te lollitate, sest tegelikult mul oli 2 agenti kõik ja mul ei meeldinud, mis olukorda mind oli pandud ja Eesti kutsus koondisesse ja ma lihtsalt mitte siis ei tulnud veel otse koondisesse, ma veel istusin seal, ma mäletan, istusin korteris ja see NBA draft hakkas. Ai, see on hiljem. See on pärast Kalevit vist. Ja, see on pärast Kalevit, kui ma uuesti läksin tagasi. Ja ma mõtlengi, et sul, kui sa Kalevis mängima tulid, siis sul tegelikult ikkagi oli leping Maccabiga selles mõttes või? Ei olnud, aga poole hooaja pealt tulid juudid, lendasid Tallinnasse ja proovisid siis ära rääkida ja tegime nagu eellepingu. Okei. No ja nüüd jõuame selle drafti jutu juurde siis, kus sa istusid. No seda ma olen lugenud ja kuulnud, et sa olid vist ainuke või oled siiani, ma arvan, üks ainuke vend, kes ei tahtnud esimeses raundis valituks saada, sest sellega kaasneb päris okei leping ja pigem ikkagi nagu selline, ütleme siis kohustus minna ja proovida. Trahvid. Ja hiiglaslikud trahvid sinu puhul ka, jah? Et see oli siis 90 peale seda head aastat Jaak Salumetsal, sest ma lendasin Iisraelist minema ja ütlesin, mina olen koondisesse ja selle koondisega nagu tõmbasin sellele Iisraeli kodakondsusele joone alla. Et põgenesin sealt ära, tulin koondist aitama, öeldi veel sõnad peale, et sa ei tohi mängida koondises, muidu dokumentatsioon ei saagi korda. Ja loomulikult see oli mul ikkagi eesmärk mängida eestlasena seda Eesti koondise all. Aga kuhu me nüüd jõudsime? Et istusid ja vaatasid ja ei tahtnud valituks saada, aga ikkagi said? Ja, aga peale seda hooaega või ütleme hooaja lõpus juudid
Tallinnas tegid mulle ikkagi väga hea pakkumise, et nüüd võid tulla tagasi ja mängid välismaalasena meil. Noh, jõudsin lepingule alla ka kirjutada vist 3 erinevat lepingut. Üks oli 5 aastane, üks oli 6 aastane, see oli 13 aastane leping. 13 aastane leping? Jah, Maccabi Tel Aviviga. Ma ei tea, mis põhjustel ta kogu aeg nagu seda veel muutsime. Aga niimoodi sai tehtud. Et lõpuks siis oligi see 13 aastane nagu diil. Aga see on päris, sa olid siis, kui vana sa olid 22, mulle tundub. Ja 13, see on ju nagu terve karjäär siis Maccabis. Terve karjäär üldiselt, jah, nad olid siis, panid väga hea panuse, väga korralik leping. Aga kui palju aega pärast selle lepingu allkirjastamist sa draft ja nii-öelda see 2 kuud umbes. 2 kuud, aga jälle väga huvitav. Juunikuus on see draft, ma olin paar kuud juba ilusti seal koha peal, juba sätin sisse, et kõik, mis seal ikka läheb lahti. Aga tagantjärgi, kas see siis oli nagu rõõmus, et kui sind draftiti, sest tegelikult iga korvpalluri unistus, ma arvan, isegi tol ajal ja täna kõik, kes mängiv hakkavad ju unistavad vähemalt ühel hetkel, et jõuaksid NBA-sse proovima. Et kas see oli nagu õnnelik hetk, kui see ainuke mõte, mis peas oli, et kuradi kurat, et hakkame nüüd plekkima? See oli, ütleme, kahetised mõtted, Üks oli kindel, ma lootsin, et lähen teises raundis, sest et teine raund siis otseselt ei pea nagu minema kohale. Esimene raund, sa oled kohustatud minema, see sind valiti esimeses raundis. Ma tõesti lootsin, et äkki lähen ikkagi teises, aga mida lähemale see draft tuli, mulle juba helistati kolmest erinevast klubist, seal oli Philadelphia oli üks, Miami Heat, keegi oli veel. Ja ma kartsin, et keegi neist ma ära napsab sealt ja ma olin Tel Avivis korteris öösel, vaatan seda drafti pealt, kõik ootavad, et Toron Scheffer saab draftitud. Toron Scheffer oli Connecticuti ülikooli just lõpetanud edukalt. See Ray Allen mängis seal koos. Ja siis öeldi seal International Forward või midagi sellist tuli seal. Iisrael oli kõik pinges, arvasid, et nüüd läheb see Toron Scheffer. Siis tuli Martin Mursep. Nüüd oli siis aeg mul telefon kinni panna. Magama minna. Said hästi magada too või? Ei saa. Ma ei teadnud, mis saama hakkab, sest et ma ei osanud kellelegi midagi öelda, et mul oli tehtud, ma ei tea, 13 aastane leping Maccabiga, kõik see oli mõttetu. Mu eesmärk oli minna NBA-sse, ma teadsin, kui nii või naa, ma nüüd lähen, et maksku mis maksab. Ma ju ei hakka, muidu äkki kunagi ei saa, et käitud niimoodi. Ja sealt tulid suured trahvid nii klubile, sellele Miamile, minule isiklikult. Siin summad, jah, eks nad kuskil kirjas ka. No ma kuskilt lugesin lisamäng veel 3 aasta jooksul Miami Heat lendas kohale, mängis, ma ei olnud enam Miamis ega Maccabis. Hea deal. et juudid oskasid teha väga head businessid selles mõttes. Aga praegu hakkas huvitama siuke asi, et nagu mis hetkel need nagu NBA, nagu reaalsed NBA jutud sinuni jõudsid, kas see oligi seal pärast seda head laksu Kalevis või see hakkas juba kuskilt nagu varem, kui sa Iisraeli jõudsid, kuigi seal sul nagu mänguliselt ju midagi suurepärast ei olnud ja sa ütlesid ka, et tegid nagu trenni seal veel viimase aasta. Mul oli Rootsis mängides tekkisid sellised väiksed kontaktid ja agendid ja peale seda kogu seda virvarri, mis seal toimus alates ütleme siis selle Iisraeli kõige rohkem just selle NBA ja Iisraeli Maccabi lepinguga ja kõik see, peale seda ma lasin agendi lahti, ma lõpetasin ära, sest et jälle, ma olin noor poiss, aga
nemad oskasid mind nagu panna sellisesse olukorda. Et oli üks agent, kes arvas, et ma ei lähe esimeses raundis, abista kirjuta alla igal juhul. Küsin, kas teine teab. Ja teine on kursis, pärast teine ei teadnud. No, et kõik see oli nagu väike siuke selja taga ei olnud päris ausalt. Omad huvid ikkagi neil pigem. Ja. Aga ikkagi nagu kuidas ma ütlen, et seda, et sa ise uskusid, et sa, või sa tahad NBA-sse minna, noh see võis juba varem olla. Seda ma teadsin juba varem. Aga ma mõtlen, et millal see nagu ikkagi hästi reaalsena tunduma hakkas? Kas see oli mingisugune pärast mingit hooaega, võib-olla mingi kindel mäng, mingi kellegi vastu, ma ei tea, kus sa tundsid, et nüüd õigel ajal särasin? Ei, see ei olnud. See oli mul lihtsalt, see on igal korvpalluril mingil moel, mingi soolikas ütleb kukla taga ja ta teab, ta tahab sinna saada. Sinul oli, ma tean, Euroliiga. Oli ikka, jah. Ei, kunagi muidugi NBA ka kõik. Aga ma mõtlen, et millal see nagu reaalseks sai, et ma ei tea, kas tuli siis esimene kõne NBA-st või nagu agent ütles, et kuule, nüüd on niimoodi, et järgmise aasta draftis pane üles, lähed ära. Või millal nagu see reaalsus, sellest unistusest saab ühel hetkel reaalsus või siis ei saa? See agent, kes mul oli, tal oli mitu mängijat NBA-s. Kenny Grant sel ajal, hiljem vahetasin ta lahti välja, eks. Et võtsin AC Greeni agendi. Aga ma ei tea, kus see reaalsus või reaalne tunnetus täpselt tuli, aga enesekindlus oli juba üles ehitatud mingi moment, alates sealt liidukoondise laagritest, Rootsis ülija hooaja tegemine. Ma tundsin, et võin mägesid liigutada. Aga kui seal Iisraelis nagu need paar aastat, pehmelt öeldes nagu pekki ikkagi selles mõttes läksid, kas siis see usk kõikuma ei löönud? Ei uska, ma ütlen, et aga mulle meeldis seal. Mulle meeldis väga seal ja mulle meeldis see treenimine Maccabi Tel Avivi ka, selles suures saalis, ikka need olid kõvad ässad seal kõik ja nende vahel mind võeti ka täitsa omaks ja lihtsalt ega see on see, et sa ei pääse sinna rotatsiooni. Aga tunda oli, et kogu see Maccabi family siis nagu ikkagi hoidis mind väga hästi. Andsid väga head elutingimused, autod, asjad, et ma tundsin, et olen osa sellest. Ja ma näen, tegelikult ma olen olnud erinevates siin tõesti igal pool Arises ja kus ma näen, kuidas neid noor mängijaid tegelikult, kellele keda nad kasvatavad või ootavad nende tõusu, et ma näen, paljudes satsides on selline olukord. Mina olin siis ka üks. Aga ühesõnaga valiti ära, said oma trahvid asjad makstud, jõudsid kohale. Mis need esimesed asjad olid võib-olla, mis sa praegu nagu mäletad, et ma ei tea, astud sinna NBA klubi treening facilitiesse või läksid Heat'i kontorisse või mis need esimesed asjad olid? Kõigepealt oli vaja põgeneda Iisraelist. Aga see ei olnud ka lihtne öelda? Ei tahetud ära lasta? Ega kuidas sa nüüd lähed? Kõik olid nüüd ju löödud uperkuuti. Et Eestil ei olnud ka eriti selliseid partnerriike, kuhu oleks saanud lennata viisavabalt sel ajal. Ainuke koht oli Inglismaa. Siis ma toimetasin ennast Londonis. Ootasin seal 2 nädalat seda pagana Ameerika viisat. Aga see oli nagu reaalne nagu põgenemine, et Maccabi teadis, et sa lähed või sa ei teadnud, jätsid võtme korteri ukse ette ja... Täpselt detaili jälle ei mäleta, aga jah, see põhimõtteliselt mul oli vaja sealt minna, et mida ma sinna jään koha peale kaagutama. Et las agendid ja kõik muud tegelased ise toimetavad ja räägivad ja võitlevad selle eest, mis tegema peavad, aga mida ma oskan öelda seal. Minul oli vaja jõuda nüüd, mind USAs oodati ja ma pidin sinna minema. Aga lõpuks sinna kohale jõudsid ka. Mis see esimesed, ma ei tea, asjad olid, mis silma hakkasid, ma ei tea, raha ilmselgelt seal on kõigil palju, kas võib-olla meeste mängijate suhtumine mingis mõttes teine, töö, eetika, tempod.
ma ei tea, mängijad ka ju tegelikult teiskultuur ka, hooaeg oli just läbi saanud, seal off-season oli, eks, ja juba seal on nii palju reegleid, kus sa ei tohi teha võistkonnaga või sa ei tohi teha treeneritega trenni või sa ei tohi, mingid imelikud reeglid olid seal. Kuidagi ikkagi mingid abitreenerid olid, kellega peatreenerit ma ei tohtin näha ja mingid reeglid on seal peale hooaega. Kui sul ei ole lepingut, siis sa tegelikult ei tohiks vist treenida ka seal või aju vaba ühesõna. Aga jah, ma ei olnud kursis endaga ja ma ei oska neid praegu isegi välja tuua, mis kõiksugu reeglid on. Aga ma tegin seal trenni põhimõtteliselt ühe või kahe treeneriga, eks üks oli seal õues jalgpallistaadionil ka jooksin edasi-tagasi hullumeelselt. Ja saalis hästi palju nagu individuaaltrenni. Majutati mind Coconut Grove'i Mayfair hotelli, mis on üks väga kihvt koht iga kord, kui ma nüüd lähen lendan sinna Miamisse, ma seal ööbin. Aga mingi moment toodi sisse, seal olid mõned mängijad veel, seal oli see Gerald Wilkins, kes nagu olid vabaagendid ja seal oli veel mõned nimed, kes olid juba eelnevalt NBA-s juba mänginud, siis sai seal 1-1, 2-2 ja erinevad harjutusi tehtud. Kuni ma siis sain nagu isegi ma ei tea, kas ma veel niipea sain, aga ma ütlen, ma ei kohanud nagu neid Miami Heati mängijaid ega seda staffi ikka pikka aega. Et ju siis mingite reeglite pärast. Kuni ma siis allkirjastasin lepingu. Ja siis läks, aga ja küll seda üksi treeningut joosta ja seda sa seal Nõukogude Liidu laagris sai ka teha, põhi oli all, aga kui läks nagu meeskonna asjaks, et kas siis oli midagi nagu, mis pani mõtlema, et kurat saan ikka hakkama või olid kohe ikkagi selles mõttes mängumees? Mina arvasin, et ma hakkan nüüd panema ja mängima, aga tegelikkus on ju hoopis teine, et seal ikka ma võttis ikka natukene aega, kuni ma sain ikkagi aru, kuhu ma nüüd sattunud olen, et seal olid ikka suurte lepingutega mehed ja kogenud mehed ja et ma olin alles õpipoiss, ütleme, rookie, ja ega see minu jaoks ei olnud soodne olukord üldse, sest et need nimed, kes siin, ma võin välja tuua siin 4 koha peal, PJ Brown, pikkade koha pealt see PJ Brown, Isaac Austin, Alonzo Mourning, sinna vahele kuidagi trügida päris raske. Ja 3 koha peal olid seal Dan Marley, seal Voshan Leonard, Danilovitš, et ega sinna kuidagi moodi rotatsiooni pääseda on ülimalt raske nüüd rukil. Et sellega ma pidin, eks ma olin väike ikka, ma olin pettunud mõnes mõttes küll, sest ma olin harjunud, ma eesmärgid ja kuidas ma ütlen, endale pandud eesmärgid siis nagu ei täitunud. Aga kas oli vahepeal siuke mõte ka, et kurat äkki ei oleks pidanud ikka tulema? Või et läheks kohe tagasi? Ei, ma ei usu. Eks ma proovisin ennast sinna sisse sulandada aga ma sain ikkagi nagu hea kooli seal, et õppisin ikkagi nagu jälle käituma ja asjadest aru saama, et elus ei tule kõik nii lihtsalt. Aga sellest raskest seisust natukene, kus sa ei saa sinna rotatsiooni, ma ei tea, kas ja kui palju üldse tol ajal NBA-s selle mentaalse poolega tegeleti, iseenesest see tippliiga, seal on kõik vahendid olemas, kas seal olid mingi meeskonna psühholoogid või ma ei tea, suunati kuhugi kedagi või oli nii, et iga üks saab ise hakkama ja kui ei saa, siis jadega?
mina ei näinud või sel ajal ma ikkagi ei pööranud sellele üldse tähelepanu, et sel ajal ütleme nii, et tegelikult millest sa räägid, on see Rookie Transition program, kus tegelikult kõik rookid peavad läbi käima nädalajase siis laagri, kus kohas sporti ei tehta, aga räägitakse absoluutselt kõigest. Alates rahast, narkootikumidest, stripiklubidest, palkadest, autode ostmisest, maksude maksmisest ja nii edasi. Kõik, mis pahed ja asjad sinu ümber võivad hakata ringlema. Et midagi ikkagi nagu siis tehti? Ja. See on ainukene mees, kes sellest on pääsenud, on Arvidas Sabonis. Sest ta oli juba nii vana mees, kui sinna läks, aga kõikidel on see kohustuslik ja kui sa puudud, sa saad $10,000 trahvina. Et Allen Iverson oli seal ja ta puudus päris mitmest tunnist ja see maksis. Seal olid kõik NBA, need ütleme siis ex-mängijad, kes on läinud põhja kukkunud erinevate põhjustel. See kõik nad esinevad seal nendes laagrites, sest tõesti, need numbrid ja statistika on hirmu äratav, mis on tegelikult NBA-s aasta-kaks peale oma karjääri on vennad pankrotis või tänaval, et lahutuste ja kõikide muude asjade tagajärgele. Ja, see on päris karm, ega endalgi üks Miami Heat'i mees tuleb kohe meelde, Anton Walker 100 milli vist karjääri jooksul ja väga kiired põhjas. Nii pikk. Täpselt. No midagi positiivset siit NFL-is on see aeg veel lühem, millal need vennad pekki lähevad, aga seal nad saavad vastu pead päris kõvasi vopse ka, et võib-olla see asi on seal. Aga mis võib-olla sind siis nii-öelda seda meelt värskena hoidis, kui trenni tegid, aga rotatsiooni ei saanud, siis ju, ma ei tea, minul vähemalt endal nendel hetkedel loomulikult täiesti teisel tasemel, aga ikkagi, kui arvad, et võiksid mängida ja ei saa, siis vahel uni nagu ei tule. Et olid sul ka mingisugused, ma ei tea, tekkisid mingid hobid või? Ei, trenni kõvasti ja jätkad ja loodad, et mingi moment tekib see võimalus. Ega sul ei ole muid eriti paremaid variante. Sa ootad, ega siin kõik võib juhtuda, saab keegi vigastada või juhtuvad mingid treiditakse kedagi. Ootad oma paremaid aegu ja teed lepingu järgi oma asju, mis sa tegema pead. No vist nii kaua, kuni ikkagi nullirida pangakontol kasvab, nii kaua põhjendad selle endal ära ka? No ma ei tea isegi sel ajal, kas ma selle peale mõtlesin, põhimure oli mul mänguaja saamine, aga seda ei tuld. Seda ei tuld, juba algusest peale ei tuld, kõigepealt esimesed mingi 10-20 mängu ei tulnud, või midagi taolist, et seal on 15 meest otsis olla meeskonnas, 12 on riietuses, 3 meest on ülikondades, ja mina olin üks nendest ja üks ma ootsin, isegi Eestist mõned inimesed tulid vaatama sinna ja ei saa platsile. Siis tuli aeg, kus ma sain platsile, aga see on kõik garbage time, väike selline paar minti, eks, või midagi taolist, pluss 20 või miinus 20 pealt, et Aga asi seegi ju? Asi seegi, sai jah, põlvväeke valgus nii värises, et aga hiljem tahtsid ikka rohkem, aga ei saanud, raske oli murda sisse sellesse. Aga esimest viset mäletad või? Panid paremini kui trell või? Ei mäletad. Vastu lauanurka äkki ei läinud. See oleks meeles, ma arvan, kui oleks nii mööda pannud. Ei, ikka nii palju aastaid on möödas. Aga ühel hetkel ju ikkagi natuke peale said ja paar päris nagu head mängu ikkagi viskas ka sisse, et... Sa mõtled nüüd teisel aastal? Jah, üleüldse NBA karjääris selles mõttes. Ei, mingi aeg tundus, et hakkab tulema. Et kui mind vahetati sinna Tallasesse, siis tundus, et hakkab tulema, kuigi seal oli hirmus treidide või see vahetuste virvarr käis ja ega tegelikult ühe asja ma sain kiirelt selgeks, et sul ei ole mitte kuskil, ei ole sul mingit kindlat kohta, et põhimõtteliselt kott võiks sul kogu aeg valmis olla, et ma isegi käisin Miamis korra vaatamas, et võib-olla mõne korteri kuskile võtta või kus ma nagu võiksin elama hakata. Aga ei, see oleks olnud täiesti vale tegu, Aga sellega oli nagu lihtne harjuda või? See oli see teadmisega, et põhimõtteliselt, et kui sa ei ole, nüüd me näeme, et isegi kõige suuremad staarid võivad nagu lihtsalt kohta vahetada, aga kui sa veel oled seal see
13, 14, 15 mees, et iga päev nagu mingi väike haamer on pea kohal. Või selle peale seal ise ei mõtle? See võib olla igal mehel, see võib olla 7., 8. mehel ka, et sa saad need mängureeglid selgeks ja siis sa elad sellega, et pole nagu, mis teha. Niimoodi see on, nagu malenupp ja kõik, et trennid olid ülimalt rasked, vorm oli väga hea ja kui Tallasesse jõudsin, siis see vahetus üldse toimus niimoodi, et me tegime hommikul üks mingi Pätrail olid väga pikad ja rasked trennid. Poole sõnagagi ei mainitud, et me õhtul mängin juba korraldi pidid ära punnitama ikka. Tallase võistkonnas. Okay. Et üks kord päevas oli trenn umbes 8-2 või midagi taolist. 8 läksin välja, võib-olla 9 pidi kohal olema, 10 tulid põhiviisik ja siis oli seal jõusaal ja ülipikad ja rasked trennid. Mujal seda niimoodi ei tehtud, Petraili juures tehti, et aga ja lõunal tahtsin Danilovitšiga minna tennist mängima ja tennisereket oli käes, ma mäletan, tulin sealt uksest välja, me elasime ühes apartment-kompleksis ja siis ta ütles, et kas sa ei ole kuulnud veel või? Mulle mõtlesin, mis asja kuulnud? Kas sul ei ole kontorist veel helistatud? Mõtlesin, ei ole, mängime tennist. Me ära väga palju kaasa asju võtta, et me oleme väikese lennukiga, lendame sinna Utahisse. Ja seal on mäng Tallase võistkonnas, meie Tallases, et täna õhtul on mäng meil seal. Ei liigi, Kiiret panin seal midagi kokku, väga palju ei tohtinud kaasa võtta, sest väga väike lennuk ja lendasime mingi 3-4 kesi seal. Jõudsime kuskil, mäng oli juba peale hakanud, riietusruumis oli tõesti juba särgid rippusid, panime selga ja saime seal peksa ja lendasime sealt juba meeskonna lennukiga Tallasesse. Päris lahe olukord tundub, aga mäng oli peal, teie riided olid valmis, aga selga veel ei pannud ikka poole pealt jõudsite. Kohe pingile ka või? Mängule saime ka, jah. Mängisime ka veel, ma olin ka platsil. Jalg pehme. Ma just mõtlesin seda, et sa rääkisid, kui pikad ja rasked trennid ja siis lõunal lähed mängid tennist, et see juba oli minu jaoks. Et tahtsime natuke toksida. Aga okei. Aga kuidas seal siis esimene mäng läks? Mäletad ka või? Ei, me saime peksa, aga isiklikus plaanis? Mingid korvid sai visatud. Et platsil sai käidud ja tundus palju laadnam selline... Tuju läks heaks kohe, tundub või? Ei tea, seda ma ei tea, sest ega ma ei teadnud, mis sees ootab ja nii, et ma nägin seal väga palju muutusi seal. Jimmy Jackson ja Jason Kidd olid seal vist riius, kes käisid seal ühe truukuga väljas. Tuli Braxton vist ka äkki. Aga siis Tallases ka hooaja püsisid vist ära umbes, jah? 1,5 hooaega. Ja siis tuli lockout, on ju? Jaa. Sind vist seal vahepeal tegelikult veel treiditi ka veel kuhugi, aga nendes kohtades sa nagu reaalselt koha peal enam ei käinud? Olin Pulsis, kõigepealt läksin Phoenixisse, sain Phoenixisse ja Danny Ainge oli seal see GM ja Danny Ainge'ile ma nagu meeldisin ja ta on mind pärast ka veel proovinud kutsuda oma võistkonda, kui ma juba läksin Euroopasse. Aga mingi suveliigas mängisin Bostoni all aga seal ma sain vigastada ja siis lendasin tagasi, mul oli leping olemas Kaasan Unixiga, et tegelikult see osa asi oli, kui nüüd midagi oleks päris patakaga pähe löödud, siis võib-olla oleks üritanud välja saada, aga Et ühesõnaga see NBA-st tagasi Euroopasse, siis oli, ma ei tea, mis emotsioonis oli, kergendus või pettumus või lihtsalt olidki nagu valmis nii-öelda uueks peatükiks ja nagu sa ütlesid, Kaasaniga leping oli olemas ja lähme hakkame seal lammutama? NBA-st, ega mul oli plaan ikkagi nagu jätkata ja jääda. Arvasin, et ikkagi lähen Phoenixisse, aga mul mingi lockout oli vist, aga ma sain päris hea pakkumise ja üks muusukestest jälle lemmikriikidest tänu Tiit Sokula, Aivar Kuusmaale, Kreeka. Et
sain Arisest pakkumise ja mõtlesin, mis see kolm pool kuud on jäänud, et teen selle ära, et näen ka Kreeka korvpalli nagu lähemalt, et vaata, mis ma seal võimeline olen ja mulle väga meeldis, mängisin seal põhirolli ja mõnus korvpalli hullus, täiesti korvpalli hullus, seal Nikos Kallis oli mänginud eelnevalt. Et suure ajalooga klubi, Saloniki Aris. On, ja ega sind ka seal ikkagi mäletatakse, kui paar aastat tagasi sattusin Euroopa meistrivõistluste karikaga see Kreekas ringi käima, siis oli meeles küll. Aga sa mõtled Aeki äkki? Tähendab jah, Aeki mõtlesin mina, aga ühesõnaga Kreekas sind mäletatakse, see on oluline. Aga Kreekas kohtusid sa ühe sellise või viis tee kokku sind sellise treeneriga nagu Dušan Ivković, et suhteliselt ka pigem tundus nagu karmijääga mees vähemalt väliselt, samas sul Pat Riley'ga päris korralik ka kogemus all, pluss kõik see eelnev sinna juurde, aga nagu kui sa täna neid treenereid meenud, kumb sulle nagu, ma ei tea, treenerina rohkem meeldis, kumb inimesena meeldis ja kumb võib-olla sind, ma ei tea, nii mängijana kui inimesena nagu rohkem mõjutanud? Jälle natuke kaks erinevat ala või vaata ikkagi nad on kaks nii erinevat mängu, üks on NBA mäng ja teine on see Euroopa raamistik. Et mul võttis natuke aega, kuni Ivkovići käekirjaga ära harjuda, aga ma olin taga koos ikkagi 3 aastat ja järjest rohkem nagu hakkasin nagu seda Ivkovići usku minema, et mulle väga-väga meeldis selline karm diktaatorlik suhtumine, nagu päris asjalik kuju ja väga kihvt, väga pani küll raamidesse, mis mind natukene nagu häiris alguses, et tõesti see on nagu väike püramiid, üks on väike kivi, ta paneb ise, tema ainult näeb seda enda silmis, aga kõik see, kuidas ta õpetas kuulama ja või pani sind kuulama või asjad, mis ma varem nagu väga ei pööranud tähelepanu vahest time-out'i ajalgi, aga seal ma õppisin nagu väikestesse detailidesse nagu ütleme siis tähelepanu pöörama, et iga asi pidi saama aru tema inglise keelest. Pidid tähelepanelikult kuulama igal. Selle ära õppima. Ja igal juhul. Aga muidu nagu treening väliselt oli nagu normaalne säga? Või oli ka selline äkiline? Võis olla ikka äkiline, ta ikkagi seal oli intsidente küll ja küll oma abitreeneriga ja erinevate seal need Jugo kooli mängijatega, et kui veel mingi oma riigi vend seda veel alt veab millegiga, siis ta läheb eriti hulluks. Aga see võtab selle viha nagu, hoiab nagu kaua endas või suudab ikkagi lahti lasta ka või ma ei tea, 6 aega pärast? Minul läks õnneks, minu ta viskas korra välja ja minu läks õnneks. Aga mis pahandust tegid siis, et välja visati? Või? Ma kaotasin olümpiaakosega mängus poolfinaal Kreekas, kaotasin lauapalli. Lauapall läks vastu põlve ja läks outi. Okei, iseenesest suht mänguline asi. Me olime küll 5 taga ja mingi 30 sekki lõpuni, aga see nagu võttis meilt võimaluse nagu ära. Aha. Ja riietusruumis tuli nii lähedale, mulle 2 senti kaugusel. Rohkem siin näha ei taha. Okei. Et olen läinud. Selge. Ma kannatasin ära selle ilusti ja ma olin seda kõike näinud juba teiste meeste pealt ka, kelled on minema saatnud sekundi pealt. Ja nii esimesel päeval treeninglaagrisse näiteks juhtub intsident, kus ta kohe saadab, et päris äkiline kuju. Aga mõned päevad läksid mööda ja ta kutsus mind ikkagi tagasi. Et Milan Kurovitšiga nii ei läinud.
Seda ei kutsutud? Ei kutsutud, ta tuli küll iga päev tuli trenni, aga iga päev visati uuesti välja, et noh, seal on, eks need paberimajandus on vaja korda saada ennem. Okei. Kuule, aga tahaks natuke vigastusest ka rääkida, tegelikult sa oled siin juba maininud ka, et sul keha pidas suht hästi vastu, aga ükskord ikkagi läksid katki ka. See juhtub küll ju korvpalliväljakul, oli autoõnnetus ja hüppeliiges seal viga sai. Ma ei tea, kas sa oled selle peal nii mõelnud, aga mis arvad, kas see kuidagi muutis ka su karjääri? Iseenesest vigastus ikka juhtub, aga ma tean ju, et sul mingis mõttes on jama selle jalaga nagu tänaseni, et kui palju ta sind veel mängimise ajal nagu segas? No eks see juhtus 2 NBA hooaja vahel, et muidugi segas. Ma olin tegelikult ju pikka aega kipsis isegi see Tallase 2. aasta, et eks see mõjutas ka minu edasist karjääri, aga hüppevõime kadus selles mõttes ära selline, mis mul varem oli, ma hüppasin hullu moodi muidu ja aga ma pidi oma mängu natukene ümber sättima ja eks siis mingid muud meeled jälle arenesid, et eks ta häiris kõvasti, aga ma ütlen, ma olen väga õnnelik, et ma sain ikkagi palju see teeb, mingi 15 aastat vähemalt peale, sain selle jalaga ikkagi nagu mängitud üsna kõrgel tasemel, et aga kui lõpus tegi päris palju liiga. Ma mõtlengi, kui palju seda võib-olla just, tegelikult sellest karjääri lõpust me jõuame rääkida, ma tegelikult küsin sult küsimuse, mida ma kõigilt siin, kellel on mingid vigastused olnud, olen küsinud, et kas nagu selle vigastuse puhul oli võib-olla sinu jaoks valusam see konkreetne vigastus nagu füüsiliselt või pigem see mõte, et miks selline asi üldse nüüd juhtus, eriti veel sinu puhul, kus ei olnud nagu spordivigastus ja võib-olla see olukord, kus sa jääd ikkagi mingist asjast ilma, et sa pidid seal kaua kipsis olema, ei saanud kohe meeskonnaga, võib-olla seal mingisugune dünaamika oleks ju hoopis teistmoodi olnud, et ma siin olen küsinud näiteks suusataja, kes saab enne olümpiat nagu vigastada, et ükskõik, kui valus see füüsiliselt see vigastus on, siis tegelikult palju nagu valusam on see mentaalne pool, et millest see ilma jäi? No jälle, see oma lollusest, aga neid lollusi sai tehtud ju küll ja küll, et lihtsalt nüüd sellega läks nagu kehvasti. Ei, ma ei jää, ma ei ole selline põdeja tüüp, ma ei jää põdema, lihtsalt ma tulin ja pidin sellega toime tulema, ega keda ma süüdistada saan, mitte kedagi. Et õnneks ta mult mingit tööd ära ei võtnud, et ma sain nagu ikkagi nagu toimetada edasi. Et mängus selle peale nagu ei mõelda, kui pall käes on, siis oled terve ikkagi? Aja jooksul nagu läks kehvemaks, et kui ma Austraalias olin oma otsaga, siis juba käisin arsti juures, lasin üle vaadata veel. Mingi Austraalia professor ütles, tahad, ma ütlen sulle ausalt, ma ütlen loomulikult, kuidas üldse kõndida saab. Et mul ikka nii sodi täis seda ja need kõhred on nii läbi olid seal, et lõpuks oligi vaja panna poldid jalga. Aga see ongi siis hea, nüüd on see karjääri lõpu küsimus, kui suurt rolli see ikkagi mängis või kui kaua sa üldse seda karjääri lõpu mõtet oma peas veeretasid, kui tegelikult see jalaprobleem aasta-aastalt kasvas ja ühel hetkel ju see mäng ei ole enam absoluutselt nauding, kui nagu, ma ei tea, peoga mingeid tablette krõbistama pead või... Ma võtsin vist aasta läbi, või isegi rohkem võtsin neid arkokseid iga päev, vabadel päevadel ei võtta, aga ma ütlen, et 33 või 4, mis ma olin, kui ma olin sealt CSK-s, siis ma tundsin, et asi läheb jamaks, et teatud harjutusi teed kogu aeg hüppad vasaku jalaga edasi-tagasi, teised teevad vasakuga edasi, paremaga tagasi, et ma pidin ikka hoidma ja ei, ebameeldiv oli küll, et kas võib olla, kui sa ei oleks tollel hetkel ikkagi Euroopa absoluutses tipus, ma ei tea, oleksid kuskil ma ei tea, mingi tavalises liigas keskmik, kas siis oleks edasi pingutanud või kas mängis see rolli, et sa tegelikult ju olid ikkagi ülikõvas kohas ja teil oli reaalne võimalus väga äge, te tegitegi väga ägedaid hooaegu, lõpus teie küll alati natuke puudu,
aga võib-olla see teadmine, et seda on võimalik veel püüda, mis justkui natuke puudu on jäänud. Mis see point on? Et kas see nagu hoidis sind kauem korvpalli mängimas? See, et sa olid nii kõrgel tasemel, selle jalaga, või et kui sa ei oleks nii kõrgel tasemel, kas sa siis äkki oleks juba varem ketsid varna riputanud või vähemalt selle karjääri lõpu peale nagu tõsiselt mõtlema? Raske küsimus, sest et ma tulin ju veel Tartu ka, mängisin veel Tartu suve. Tarvas ka tegelikult natuke veel tegid. Tarvas üritasin veel play-offis vist liitusin. Aga Tartus oli ka üsna kehva see jalg ja hakkas juba väheke deformeeruma, et ma pidin minema opile, et see op juba karjus mulle kuklasse, eks ta nii on, et kuskil 35-6 sa juba hakkad mõtlema, et see asi nüüd vist hakkab lõppema. No siis naguni, aga nagu vaimu poolest, kui jälle oleks ja poleks, aga kui jalg oleks terve või ja nagu... ma arvan, et ma oleks võinud 40 panna, sest mul keha oli tegelikult okei. Et mul ei ole olnud põlvedega, seljaga, mul ei ole olnud neid vigastusi. Ja ma arvan, et see on ainukene nagu selline. Aga kui keeruline siis lõpuks see hetk oli või millal see täielik karjääri lõpp tuli? Lahkumismäng oli ka, aga ma eeldan, et sa ise olid otsuse juba kõvasti nagu varem ära teinud. Kas see oli mingisugune hetk, et nüüd aitab? Tegelikult Tarvaga selles mõttes ju lõpetasid üliägedalt, et mehe juures, kelle juures sa alustasid, lõpetada, tuua, aidata neil see hõbemedal koju tuua, et põhimõtteliselt ju tippus midagi. Tarvaga võtad ennast 8 kuuks kokku, aga ega terve hooaega ei oleks kindlasti vastu pidanud enam, et ma olin siis vist 37 aastat vana. Selle jalaga enam, ma ütlen, play-off oli juba siis üle päeva seal või midagi, see ei tulnud kõne. Isegi mäletan neid mänge, ega see liikumine seal lihtne ei olnud tõesti. Pluss mul oli juba 2 aastat vahele tegelikult. Aga see, kui oligi pärast Tartu hooaega, siis tulidki need 2 vahelejäänud hooaega, eks ole? Ei, isegi ma proovisin ju korra veel Austraalias. Õigus, seal käis ka väike soe äkki aitab, aga ei aidab. Ja kliima käid, peale trenne sai ookeanis seistud ja kuidagi 1 kord päevas trenn, hommikul hästi vara. Et arvasin, et äkki selline see mõjub hästi mu jalal, aga... See oli vist liiga pekkis selle, et mereveega seda ei paranda. Ja käisin seal ju arsti juures ka veel ja ei tulnud sealt midagi head. Nad veel vist kas süstisid kortesooni või midagi, see vist hoopis kuivatab. Ma seda just ei tahtnud, ma tahtsin seda keelsüsti, sest et Venemaal ma sain keelsüsti ja keelsüst üldiselt aitas väga hästi. See võib-olla, et tol ajal oli mingi eriline keelsüst ka veel. See on see iga nädal paned siuke tavott ka 3 nädalat ja siis ta teed tavainimesel aitab 10 aastaks. See on kõva näfakas. Aga pärast seda Austraaliat, kui arst ütles ka, et kuidas sa kõnnid üldse, arve nagu, kuidas ma ütlen, oskasid sa ette nagu ennustada seda või arvata, et sa ikkagi tuled veel platsile tagasi või toimus, ma ei tea, või siis sa lihtsalt ei olnud veel nõus sellega leppima, et nüüd lõpetangi ära. Et kuidagi kutsus ikka tagasi? Ei, eks ma olin juba, isegi ennem kui ma läksin sinna, ma veel ütlesin, mul see hea sõber Chris Anstey, tema kutsus. Ma ütlesin, mul on jalg haige, aga võime proovida, aga ma ei mänginud välja. Seal on veel nii 48 minutit ja edasi-tagasi natuke nagu väike NBA. Ja aeglane mäng, see oleks sobinud, aga kurat, mäng läheb järjest kiiremaks. Okei. Ja siis 1,5 aastat või natuke tiksusid niisama tegid, ma eeldan, et sa väga palju selle jalaga trenni nagu ei teinud ka. Ei. Kus sa sinna Tarvasse, Andres lihtsalt kutsus või ise helistasid, kuule, ma tulen näitan? Eks me ju Andresega oleme eluaeg olnud suhtluses ja mingi aeg vist peale oppi, eks ma paar oppi olen selle jalaga ikkagi et oleks võib-olla ilus see paar kuud teha. Paar kuud võib ju natuke teha, ega ma ei käinud seal trennides ka. Kui ma oleks 4 korda nädalas trennis käinud, mul oleks jalg otsast ära kukkunud, et ma tegin 1 või 1,5 trenni ja siis mängisime. Aga kas pärast seda hooaega siis pärast pidustusi oli nagu selge, et nüüd on kõik, et head emotsioonid on kätte saadud siia lõppu ka veel
et noh, Austraalias tegelikult ma eeldan, et natuke mõru maitse ei suhu, et sa küll teadsid, et sul on valus, aga noh, ikkagi sõber kutsus ka ja noh. Ja, see oli küll jah, seal tõmbas isegi pisara silma, võib öelda niimoodi, et kuidagi olin esimest korda jah, selles olukorras, kus kohas, noh, sa tahad, aga sa ei saa. Aga pärast seda Tarva asja siis oli nagu süda rahul ja... No see oli rohkem selline... Ma ei tea isegi, mis see oli. See on niisugune seal viisakas austusavaldus veel oma esimesele treenerile, et kui see oleks keegi teine olnud, ega ma poleks sinna läinud. Et, ja ees olid ka päris siuksed osavad kutid, noor Roin Veidemann, eks, ja Vamm ja siukse Reinar ja kes me seal... Anderson oli minu meelest korvi all veel, jah? Viller, see kurat, kihvtid kutid, Sven Kaldri. Oli. Et selles mõttes sai siukse... Kõik õnnestus. Aga kui Kossu siis karjäär lõppes, et kui lihtne sealt nagu tavaellu sukeldud oli, tegelikult sa juba tolleks ajaks, ma ei tea, väga-väga, no aastakümneid ju ühes suhteliselt sarnases rutiinis ja nüüd täna enam, noh, põhimõtteliselt päeva pealt seda enam ei ole, et kuidas sul see asi nagu õnnestus või algul ikkagi oli kohanemine keeruline? On. Kohanemine on väga keeruline selles mõttes. Kogu see aeg on nüüd sul käes ja ei tea ju, mida teha ja ei mõtlegi välja, no. Ja väga olen täpselt samas paadis, et kuidas ma ütlen, minu jaoks see tippsport või asi on natuke nagu mingi tugev narkootikum, sa jääd nagu sellest adrenaliinist ikka tugevalt sõltuvusse. Sinu rutiin. Ja just need head emotsioonid, et noh, ma ei tea, mul pärast korvpalluri karjääri, mis oli küll väga lühike, on sündinud lapsed, ma olen abielnud, kõik on väga õnnelikud sündmused, loomulikult pisar tuleb silma, kõik on hea, aga seda tunnet, et paned pealt ja jooksed käed laiali rahva ees, pilt must, et noh, seda tunnet nagu tavaelus tunda on vist nagu tegelikult nagu mõttetu üldse oodata. On. Õigust räägid, ega jah, kuigi saan aru, ega need kokkuvõttes kõik need võidud ja asjad, sportlane elab nagu tööd hetkes, eks, et tegelikult ju on, kogu aeg tuleb uus võistlus ja nii, et kui mina ära lõpetan, ega asjad lähevad edasi ja keegi enam ei mäletagi, mis seal vanasti toimunud on ja kedagi ei huvitagi tegelikult. Et me elame selles emotsioonis ja me ei saa seda enam kätte, ütleme nii. Aga mis sa siis tegid? Ühel hetkel sa jõudsid treeneri pingile, aga seal vahel oli ka vist natuke mingisugust tühja aega, et ma ei tea, oli nagu lihtne ikkagi normaalseks inimeseks jääda või vahepeal tuli seda võib-olla liigset pulli ka sisse? Raske on treeneriks nagu, jah, jõuga üritad olla nagu, selles mõttes, et mul on väga hea meel, et Graamo andis mulle selle võimaluse, seal Kuusmaa kutsus, Varrak oli seal ja ma sain nagu kõrvalt nagu natukene seda õppida. Selles mõttes tulla toime, proovida natuke kohaneda selle uue olukorraga. Enam-vähem, oled nagu selle spordi sees, eks, aga hingest igate pidi, ma tead, ei ole treener ja ma ei saagi öelda tänane päev ka, et ma olen treener, kuigi ma olen treener olnud, ma ei tea, 10 aastat äkki, ükskõik siis teine või kolmas või esimene. Aga ma ei saa endale öelda treener, ma olen ikkagi mängija. Ma olin mängija ja ma tõenäoliselt olen siis nagu mängija, kes nüüd nagu enam ei mängi. Vahepeal treenida natuke kedagi. Aga ei, kohanemine on ülimalt raske ja siuke vahest üritad, arvad, et võib-olla löön kõigele käega, teen midagi muud, aga sa ei mõtle seda kunagi välja. No tõenäoliselt mitte, sest ma arvan, et üks põhjus selles on see ka, et üks tippkorvpallurina, sa oled ju harjunud ikkagi väga hea olema ja ükskõik mis uut asja sa alustad, sa ei ole seal nii hea ja selle võib-olla reaalsusega on ka nagu raske leppida, kuigi see on igatepidi loomulik ja niimoodi rahulikult mõttes, ma ei tea, tagantjärgi mõeldes või mis iganes, saadki sellest aru, et miks ma üldse pean, aga see kodeering, mis sinusse selle 20+ aastaga pandi, nagu see on väga visa kaduma ikka.
alates, ja aeg lendab ja varsti nüüd olen 50 ja mis olengi, mida ma siis nüüd ikkagi siin väga muud teen, kui olengi treener. No aga korra tulen selle sinu ja treeneritöö juurde ka, et siin neid sinu huvitavatest treeneritest natuke juba rääksime, pigem sellised karmi käega kutid on ja aga sa ise, nii palju kui ma sind abitreenerina mäletan ja muidugi abitreeneri roll ongi teine, siis ega sina väga nagu kurjalt ei teinud, ma ei tea, kas täna peatreenerina sa teed või kuidas see siis niimoodi on läinud, et sa ise ütlesid, sulle ju meeldis ka see karm nagu kasvatus. Õiglane kriitika, tulgu see ükskõik kuidas, mis pasunast või kuidas, et ma olen nagu sellega harjunud. Mina olen üles kasvanud niimoodi, et kus mitte midagi tehtud õieti, ainult kõik oli valesti. Vahet ei ole, mida trennis või mängus, sest et selle aja treenerid, ega nad ei kiitnud, nad otsisid ainult eksimusi ja neid leiab alati. Ja nendele tuleb tähelepanu pöörata ja kõik, mina ei ole seda teed nagu läinud, võib-olla natuke kuskil olen proovinud vahest mõni time out, aga mitte nüüd viimasel ajal, et selles mõttes, need on 2 erinevat asja, mul käivad töömehed Haljalas, teevad tööd ja tulevad asja armastajad kokku, et mis ikka karjud on teeb? Ei saa ju, võib-olla ma õnnelik, et nad tulevad trenni ja neil peab hea olema ka, aga kui on, ütleme, väga professionaalsem tase ja inimeste elukutse on see korvpallur olla, eks siis tuleb natuke veel tõsisemalt selle asjaga nagu sellesse asjasse suhtuda, et ma arvan, see karjumine, Ivkovitši puhul ma kunagi ei teadnud, millal ta karjub päriselt või teeb nagu siuke, ütleme, feigilt, sest see tundus alati nii ehe ja ehtne, aga samas ma tean, et olen nüüd vähemalt järeldusele jõudnud, et tegelikult sa pead teadma, kes sul käes on ja sa pead suutma neid mehi õigel ajal üles äratada ja tähelepanu püüdma nende tähelepanu, sest et sa ei saa olla kogu aeg rahulik. Mõned arvavad, et saab, eks. Tegelikult ma arvan, et kui mängija natuke kardab, siis ta mängib paremini. Eks see vist, minule tundub, et see treeneri amet, nagu hea treener peab ikkagi väga hea psühholoog olema, inimesi täpselt tundma, mõnele sobibki karjumine, mõnele sobib seletamine, aga sa oled ikkagi nagu absoluutses maailma tipus mänginud ja näinud, kas või NBA seda trenne ja kõike nagu lähedalt. Mis arvad, kui suur osa üldse nagu sellel mentaalsel vormil selles absoluutses tippspordis on? Minu nägemus on väga lihtne. Ma ei tea, võta seal, top 200 NBA mängijad, pane nad saalis harjutusi tegema, tõenäoliselt viskavad ühe palju sisse, jooksevad ühe kiiruselt, hüppavad ühele kõrgusele. Aga kui reaalselt kohtunikud on ümber, pall pannakse mängu, siis LeBron James on ainult käputäis, eks ole. Et minule tundub, et see on nagu väga oluline osa ja täna, kus me füüsiliselt suudame kõik ikkagi nagu väga heaks treenida, siis seal just see tipus, kellest saab mängija ei saa, ongi puhas nagu vaimne valmisolek. Jah, vaimselt ma ei tea, kas selleks saad treenida või see annab sulle äkki kogemus. Elad erinevaid olukordi läbi, aga ma arvan, et see iseloom, see on nagu iseloom, millest me räägime siis. Ma arvan, et ideaalis ma teeks meeskonna iseloomude järgi. Kas on võitja iseloom või mitte? Mitte talendi pealt, vaid ideaalis ma teeks iseloomude järgi, karakter. Et siis ei pea võib-olla karjuma ka nii palju vaata kellegi peale. Kui kõik võitlevad nagu nii, jah? Võitlevad nagu loomad käivad otsa. Mõnda tuleb, kuidas sa saad ilusate sõnadega, ta ei lähe peale lihtsalt, ta ei lähe suruma, Tõsi, ja mõne venna just karmiga ehmatad nii ära, et see läheb nurka ja laseb püksid üle ei tohi karjuda, või tuleb seda piiri osata tunnetada, et sõnum kohale ei jõuaks. Aga see on see psühholoogia, millest sa räägid. Kuule, aga me olemegi siin juba tund 20 märkamatut jutustanud, ma hea meelega jutustaks mitu tundi veel, aga tuleb see asi kokku tõmmata. Ma ei tea, ütleks siis lõppu, äkki ütled omalt poolt mingi soovituse mõnele noorsportlasele, kes võib-olla on olukorras, kus ta ei saa nii palju mängida, kui ta võib-olla arvab
või ei saa oma võimalusi ja hakkab nagu usku kaotama, et kuidas siis ikkagi pea püsti edasi panna? Noh, palju on ju mängijaid, kes kõik tahavad kohe hästi palju mängida, aga tuleb oodata ju oma aega. Teinekord tuleb oodata, olla kannatlik, treenida kõvasti. Ega Jordan ei saanud vist, kui ma olen kuulnud keskkoolis, vist satsigi vahepeal. Aga loodame, et süke asi teeb pigem hoopis tugevaks ja ei tohi kohe pead kaotada selle pärast, sest ma ei usu ka siis, et sul tulevikus väga palju paremini läheb, kui sa kohe otsid väljapääsu. Pigem tee endale selgeks üritav vähemalt kanda kinnitada ja sest iga asi tuleb omal ajal ja treenerid vahetuvad, tiimid vahetuvad, riigid vahetuvad, kus tulevikus oled, et proovi võtta maksimum sellest igast olukorrast. Väga tore mõte siia lõppu. Aitäh sulle, Martin, et tulid ja rääkisid. Mina soovin sulle ikkagi edukat, ma ei tea, kas tuleb uuel aastal veel treeneri aasta või mitte, aga igal juhul ikka soovin adrenaliini ka, et seda kuskilt leiduks ja päris igavaks ei läheks. Aitäh, suur tänu! Bye.